ma olen metsamesinik. jah, ma pean seni mesilasi ja päris palju ja ma olen nagu üle Eesti mesindust näinud. Aga muidu jah, metsamesi lõhnab, taimede järgi, lillede järgi, lillelõhn. Ja mesinikuna näen, et liigirikkus kaob lihtsalt kohutava kiirusega. Metsad kaovad, see on niivõrd täiesti kohutav. Et tulevad need iga viimane tukk, mis on, sinna tuleb monomets asemele. Puupõllud tulevad asemele. 2-3 liiki jäetakse alles. Terve loodus vaesub. Kõik vaesub ju. Kimalastel ja nendel nad peavad tulema linna, et ellu jääda. Linnud ju kaovad ka ära. Põle ju kõik loodus vaesub, kui ei ole nagu ökokatastroofi järgi. Näiteks 20 aastat tagasi, kui olid veel viimased metsavahid, nad nimetasid ennast juba võsavahtideks. Nad olid juba nördinud, et on nii palju võetakse maha nagu ilusaid metsi. Ja nüüd on, eks ju, juba 20 aastat mööda läinud sellest. Ja olukord on ainult hullemaks läinud, ainult hullemaks. Et see, mis oli varem riigi metsavahid ja need olid auamet ja metsnikud, nad olid looduse kaitsjad, nad tundsid loodust. Nüüd on mehaaniline metsandus. See ei ole enam elu. Et me ei tohi harjuda. Me ei tohi harjuda sellega, et iga 100 meetri järgi on lageraielank. Me ei tohi sellega harjuda. Metsasõbrad, kes soovivad tulla Lood-Eesti kõige kõrgemale mäele, Hiiemäele, Paluküla Hiiemäele, siis olete kõik oodatud 16. augustil kell 2.